Tere, mina olen Karl, olen Poiska Elleri ühisõppe õpilane, 3. aasta. Elleris olen džässkitarri erialal või rütmikitarri ning räägin natuke oma päevast, näitan seda, vastan samas ka mingitele küsimustele. Vastaksin ühtlasi ka kohe ära küsimusele, et kui pikalt mu päevad on. Nagu näha, siis tänane Poiska päev ei ole üldse pikk, ainult 2 paarist tundi, mis on selline 12. klassi nähtus, mis on tundide mahu poolest kõige hõredam, ma ütleks, nii Poiskas kui ka Elleris. No nii, guten morgen ja Poiska päev sai läbi ja ma liigun nüüd Ellerisse, mis on alati rännak üle Toomemägede. Olen jõudnud Ellerisse, käisin all söömas, Elleris on väga toit. Sain omale akordioniklassi, kus ma saan harjutada kuni arranžeerimiseni, mis hakkab kell 4. Kell on praegu saab 2. Pärast seda peaks tulema ansambel, aga see jääb täna ära. Vastaks veel ühele küsimusele, et kas Poiska laseb mul oma õppetööd hästi planeerida. Sellele ma vastaks nii, et iga päev on Poiska kas siis 8:20 kuni üldjuhul 2:30, paar päeva võivad ka olla 4 sõltuvalt perioodist. Või siis nüüd minul see periood on iga päev 9:45, jälle 12. klassi võlud. Sest et absoluutselt ma ei salli seda 8:20 ärkamist, see on täielik piin. See aeg on võetud, seal nagu mingit sellist vabadust nii väga ei ole, tunnid peab üldjuhul ära käima. Ja siis pärast on aega Elleriga tegeleda, aga see Poiskas käimine on suhteliselt palju energiat, pärast seda tulevad kohe Elleri tunnid otsa. Aga Elleriga on see, et peab harjutama ja peab muudes ainetes ka tegema asju, mis siis nõuavad omajagu aega, mis tõttu mul läheb tavaliselt harjutamine 12:30 või 1 öösel. Ja ikka on see, et miks ei harjutanud piisavalt. Vähemalt endal võib-olla ikka tunne, et ei jõua kõike tehtud, sest et millegi arvelt peab ikkagi lõpuks mingi kompromissi tegema, mis võib olla päris nõme tunne, aga selle peab lihtsalt kuidagi üle elama. Tahaks veel rääkida sellest, et miks Poiskas käimine lõpuks ikkagi oluline on. Esiteks mulle see asukoht väga meeldis, üsna mugav on ikkagi Ellerisse liikuda sealt. Ja teiseks, mul meeldisid need, tundusid, et seal on toredad õpetajad, toredad noored, sellised elujõulised õpetajad, mis seal ka on. Ja paljudes tundides nad haaravad su nii hästi kaasa, et sulle jääb paremini asjad külge ja on parem kogemus. Aga räägiks siis ka sellest, et miks lõpuks see Poiskas käimine ikkagi oluline oli. Ja ma arvan, et põhiline või kõige tähtsam oskus sealt, mis ma sain, oli oskus oma mõtteid sõnastada paremini. Ja mõtteid väljendada ning see ka tegelikult tõlgendab väga palju muusikasse üle. Sest et see annab muusikale sellise tähenduse, mida ma suudan siis sõnadega edasi anda, mitte ainult tunda läbi taju, vaid ka kirjeldada teistele. Nii et lõpetuseks ma soovitaksin Poiska Elleri suunda sellistele agaratele õpilastele, kes on valmis väga palju, kui siis mitte kogu oma aega sinna panustama, et ma ei soovita minna Poiska Ellerisse siis, kui Elleri suhtes olla selline ükskõikne või et ei tea täpselt, kas muusikaga jätkata või nii, et see peab ikkagi päris
päris tugev soov peab ikkagi olema, et sellist kadalippu läbida ja edukalt ja et sealt mingit kasu saada. Noh, kasu saab niikuinii. Aga nüüd ma lähen koju. Head aega!